Me soovime ideaalselt rannakeha endale. Me soovime six-packi näha ja me näeme six-packi, kui me kaotame selle liigse rasva ära kõhu pealt. Aga praeguses hetkes, kus sa oled praegu, sa vaatad peeglisse, sa ei ole rahul, või sa oled leppinud olukorraga. Aga ma ütlen, et see on lahendus. Ma nii usun sellesse väiksesse reset-dieeti, mis tegelikult toob selle rasvapõletuse sulle. Ja kõige 7 päevaga läbi nende soovituste, mis ma annan, sa saavutad seda. Sest ma ei ole 6 aastat pidanud muretsema, et siin on näha lihased, et see tähendab seda, et minu organite ümber on liigselt rasva ja lihased paistavad välja, ehk siis sa ei pea kõhulihased tegema, need tulevad välja, kui rasv kaob ära kõhu pealt. Aga esmalt siis ka need uskumused, mis sul on, sa arvad toitumisest ja trenni tegemisest, mõeldes nagu kaalu langetamine, siis sa pead ümber mõtlema. 5-10% me kaotame energiat ainult trenniga. Enamus energia 50-70% toimub meie keha põhiainevahetuse, kaotame seal. Aga suure treeningkoormuse, kuna peale keha läheb stressi ja meil tekib mehhanism, mis põhimõtteliselt takistab liigset energia kaotamist, ehk ainevahetus hakkab aeglustuma. Ja ma tean ka lugusid täpselt, et inimesed, kes ongi tervislikult toituvad ja hullud trenni täiega lõhuvad isegi 2 korda päevas, siis nad ei kaota seda rasva. Me peame lähenema kuidagi teistmoodi. Samamoodi, mina praegu püstisin, liigun, kaotan energiat ja see on NEAT, non-exercise activity termogeneesis. See on igapäevane tegevus, mis sa teed, isegi kui sa istud arvutis laua taga, sa kuulad seda, võib-olla liigutab põlve, siis sa kaotad kaloreid. Siis me ei ole võimalik nii täpselt mõõta, et palju me siis ikkagi päevas kaotame kaloreid. Ja mina ei ole kordagi kaloreid mõõtud 6 aasta jooksul ja ma ei pea muretsema. Siis veel üks tähtis asi, mis siis nagu selgitab, on see, et kui me sööme toiduvalke, siis 20-30% nende seedimise kulunud energiast lihtsalt kaob ära. Kaob ära lihtsalt valkude kaloraaži, ehk siis kui me jälgime hullult, et ma ei tea, sellele valgusel toidul on nii palju kaloreid, siis need kalorid ei ole niimoodi kehasse tulla, nad ei jää siia meie kehasse. Ja samamoodi siuke mõtteaine, kui ma täna näiteks ei söö, ütleme, ma ei tea, minu kaloraaž on võib-olla 2400 kalorit mingi arvutus põhjal, aga ma täna ei söö 2400 kalorit, kas ma siis kaotan 2,4 kilo keharasva? Ei kaota. Meie keha ei anna niimoodi ära. Ja mina siis 2018 olles endine tipp korvpallur, head toitumisharjumused, ma ei tarvinud eriti mingi Coca-Colat, ma ei ole siuke fänn olnud. Siis mul on ülekaal tuli ja ma olin 31-aastane, aga mul olid siuksed sümptomid ja need sümptomid ka, kui sul on, siis sa oled sellest kohast, kus ma siis aitan sind lõpuks välja sealt. Ehk pidev nälg, ehk siis tohutu toidule mõtlemine. See on see kõige hullem asi tegelikult, ma mäletan sellest ajast, et sööd ära ja juba varsti jälle mõtled toidule. Nii palju energiat kulub, isegi praegu, olles normaalses olekus, siis vahepeal ka tunned, et ma ei viitsi nagu mõelda toidule lihtsalt. Võiks ka preppida rohkem, sööd ära kiirelt, et ma selle koha klaisk. Aga siis sõin ära, hommikul ärkasin esimese 30 minutiga, kohe tankisin kaerapuder, 2 muna, peekonit, rukkipala, juustu, vorsti, kurgiga, sõid ära ja kell 10 oli kõht tühi uuesti, kui ma mingi 7:30 sõin. Ehk siis külastustunne oli hästi lühikest aega, kuigi ma sõin tervisliku toidukorra. Ehk siis see insuliiniresentsuses olev keha, nii-öelda need hormoonid, mis tegelikult annavad seda näljale teada, siis nad on nagu balansist väljas ja need on vaja nüüd teha restart ja selle toitumismustriga on vaja seda saavutada. Ja üks asi täpselt, me tahame hästi hea välja näha, eks me oleme rahul ise, aga teine asi, me tahame rasvaprotsenti langetada ka sellepärast, et üldine tervis langeb kohe, et kõikide protsesside jaoks, kui meil on liigselt keharasva, meie põletikutase kõrgem. Kui meil põletikutase on kõrgem, siis meil keha kulutab seda energiat, seda ressurssi kõige muu peale võib-olla rohkem. Ja meil pole nii palju energiat.
ja olema haigustele vastuvõtlikumad. Ehk siis minu keha rasvaprotsent siis 8–10%. Ja kui sinul siis naise keha täpselt või vaatad ka, milline on, et eesmärk on hakata seda rasva põleta, mitte kaalu alla saada, sest ka, et näiteks ketodieedil, kuna süsivesik seob vett, siis suur osa kaalulangusest tuleb vee põhjal. Ja alguses tundubki, et super ideed, aga kas see ekstreemne, on ta vegan, keto, regulaarne paastumine, kas see on ikkagi jätkusuutlik? Minu silmis ei ole. Ja see minu põhimõte, mida ma jagan sulle, need töötavad kõige paremini. Ja me peame looma endale see visuaali, millised me tahame olla siis. Mina olen 37, saan 38, eks ju, aga mina ma tahaks 70-aastaselt olla. Ja ma tahan olla nagu Mark Sisson. Ja me tasub jälgida neid inimesi, kes on kõrges eas ka samasugused. Ja 70-aastaselt täpselt, kui rasvaprotsent on võimalikult väike, siis see kõhulihased on väljas niikuinii. Kuigi mida vanemaks saame, seda raskem on neid lihas kasvatada, eks. Aga ma ei taha see olla see Pierce Brosnan, ehk siis kellel on nagu ülekaal, aga ma olen võib-olla leppinud sellega, et see on. Me vanusega tuleb see ülekaal ja see on normaalne. Ei ole normaalne. See on nii vääruskumune. Aga meil ei ole nagu neid tööriiste, kuidas sinna jõuda, eks. Ja minu peas, nii ma arvan vähemalt, on. Aga esimene asi, keharasva põletamisel, me peame mõistma nälga. Nälg on kõige suurem takistaja, mis ei lase kaotada meil keharasva. See on see põhifookuskoht. Ei ole see kalorid, ei ole see treening, vaid nälg. Ja nälga annab siis meil teada hormoonid. Meil ei ole kalori mõttes seda olukorda, et kui me vähem kalorit sööme, siis et meil on nagu nälga siis rohkem. Ei, see on nagu hoopis muud mehhanismid. Ja greliin on see, mis annab siis teada, kuna me tahame uuesti süüa. Ja ka see võib olla ka nässus, hormoonide nässus ja seda täpselt insuliiniresistentsusel esineb rohkem seda tühja kõhutunnet, ehk siis see greliin info nagu ei jõua korralikult ajusse. Ja samamoodi ka greliin annab teada teatud hetkedel, kuna sul söögiaeg on, ehk siis kui sa sööd lõunakil 12, siis kõht hakkab korisema 12. Aga teinekord on olukord, kus sul kiire on, sa ei saa süüa. Ja läheb see nagu isu üle ja ei olegi midagi hullu. Ja täiskõhutunnet toob siis leptiin, ehk siis see nagu samamoodi tuleb rasvarakkudest, aga nende kuidagi nässus olukord tekitab ka olukorda, et me söömegi üle, ehk siis ka palju räägitakse, et umbes, et miks sa sööd üle kaloraaži, umbes sellepärast, et sul ei ole tahtejõudu ja kõike sellest, et see on see koht, kus tuleb mõelda, et kui meil on rohkem täiskõhutunnet, me sööme vähem. Ja toitumisel ongi jälle pööra tähelepanu nende toitained, mis toovad täiskõhutunne. Täiskõhutunnet toovad kõige rohkem valguline toit näiteks. Kui me söömegi, joome näiteks hea proteiinisheiki. Proteiinisheik küll seal on valku, aga päris kiirelt jääb kõht tühjaks. Päris söök tegelikult hoiab kõhu täis. Et kui ma hakkasin valgulisest toisust rääkima, aga kohe, et siis see proteiinisheik ei ole nagu see õige, eriti hommikul. Aga kui sa ärkad hommikul, esimene asi, täida see esimene nälg ära ja see on janu nälg. Ehk meil on nagu, teinekord tekib, eks ju, me pole söönud, meil tekib nälg, aga meil tekib ka janu nälg. Ehk siis keha võib anda samamoodi teada. Nälg on nagu sama tunne, et see ei ole kaks erinevat tunnet. See on üks tunne. Ja keha annab teada siis, kui meil on nagu elektrolüütide puudus, naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium, siis ka see signaal tuleb teinekord peavalu, eks siuke vastik. Aga hommikul alusta 250 milliliitrit toasooja vesi, pane natuke Himalaia soolt ja maitseks siis sidruniviil või laimiviil. Joo 1 klaasi või 2 klaasi, mina joon 1 klaasi ära ja pärast hiljem joon siis kollageeni joon 1 klaasiga veel. Igatahes esimene asi, nüüd siis võib-olla siis on see toitumise peale, kuidas siis mõelda. Esmalt siis ka meie keha on selle koha pealt nagu hübriidauto, ehk me saame põletada 2 kütuseliiki, ehk siis rasvad ja siis glükoos, süsivesik.
ja meil on makrotoitanedel ka siis põhimõtteliselt on 3 tükki ja see valgud ongi nagu ehitusmaterjal. Valk ei saa võtta nagu energiana. Kujuta ette auto ka, autol on eks kütusepaak, aga autol on ka struktuur, raamistik, mille peal me saame autosse sisse istuda ja siis see valgud on sama asi. Ehk siis me ei saa võtta energiana valku, et see kalorid, mis seal peal on, ära võtta neid kunagi energiana, et sa sööd seda valku üle, et kaloraaži üle. Sest ma ütlesin, et 30% valkude ainevahetuses kaob lihtsalt ära seedimisel. Nii, aga kui sa lähed magama kell 8 viimase söögi ära õhtul, siis hakkab see veresuhkur olema stabiilne kogu aeg. Kui see söögienergia on ära kulutatud, siis ta hakkab keha siis kasutama glükagoonhormooni mõjul, hakatakse meie maksast siis varuainet glükogeeni siis vereringesse saatma. Ehk meil on lihastes ja maksas ligikaudu üle 2000 kalori, vastavalt, ma ei tea, meestel on rohkem, eks ju, naistel väiksem. Samamoodi lihased, mida rohkem lihased, seda rohkem glükogeeni. Aga need makrotoitaned ka siis, valgud ja rasvad on kõige vähem mõjutavad ja süsivesik mõjutab kõige rohkem. Ja nüüd, mida me tahame? Me tahame nagu harjutada oma keha kasutama seda muud kütust. Aga me ei saa seda kasutada siis, kui meil on veresuhkur kõrge, sellepärast et süsivesikud on esmane energiaallikast. Alati kasutab keha esimesena seda, kui veresuhkur on kõrge. Ta ei saa kasutada enne alumist. Ja nüüd on küsimus ka, et mida siis teha või kuidas me sinna jõuda. Teha siis hommikul makrotoitaine paast. Ma ei räägi tavalisest paastumisest, vaid siuke teadlik paastumine, me lülitame välja süsivesiku kuni lõunasöögini. See aitas mul tulla ära L-diabeedist. Täiesti juhuslikult kuulasin Max Lukaveri videot, sa ei pea kohe sisse tankima, hakkasin hiljem sööma, et sa ei pea süsivesikut, sa võid valka rasva ka süüa. Mina sportlasena mõtlesin, et süsivesikut, see on energia, mul on energiat vaja, et eksisteerida, teha tööd. Aga ma välistasin kõik leivad, saiad, pudrud, ehk siis see rukkipala jäi välja, kaerapuder jäi välja vanema maasikamoosiga. Kõik need asjad välja, isegi puuviljad algul välja. Ehk siis me teeme täielikult paastu süsivesikulikku rikast, et porgand, ei sellepärast ei tasu muretseda, porgandis on ka palju suhkrut, kuigi jah, võiks natuke võib-olla vältida algul, aga esimesed 7 päeva täielikult, ainult hommikusöök. Ja põhimõtteliselt 16 tundi sa harjutad keha ja et kuulet, et ei ole vaja, meil ei ole vaja süsivesikulisi, sest keha vajab adaptatsiooni. Et ei ole hea kohe paastuga alustada, näiteks ka paljud toetavad seda paastumist, et sa ei pea sööma, sest see minu jaoks liiga ekstreemne jälle. On hea raamat ka harjumused, eks tuleb ka meie tegevustes harjumused, mida kergemad on, seda kergema teda nagu omastada. Ja nüüd, kui me kergelt teeme midagi, siis me ei mõtle enam sellele, siis keha tegelikult samamoodi sarnaselt, et ta tahab nagu algul kergelt asju teha, sest kui me ajame liiga stressi keha, siis keha, ei, see on liiga hull, me hakkame ainevahetus aeglustuma, mis tavaliselt juhtub, kui hakkame hullud trenni tegema, eks ju. Energiakulu läheb nii suureks, aga mingi hetkel peab keha stopp, enam me ei saa ära anda. Et sa oled saavutanud selle tipp koha ja üle selle me väga ei taha enam anda ja me hakkame aeglustama ainevahetust. Aga nüüd siis, kui sa ärkad täpselt, et mõnel on kodukontor, ma ei tea, mis sul on. Äkki sa peab minema 8 tööle, mõni äkki peab 9, mõni 10. Eks siis ka tollel hetkel, kui mina ärkasin 6:30 vist kuskil niimoodi, 8 pidin tööle minema, siis ma hakkasin kaasa tegema sööki. Sest ma tundsin, et ma ei jaksa kohe süüa. Või ma lükkasin edasi, tegelikult 30 minutiga ma mäletan ehk oli kõht tühi mul, ma sõin kohe, aga keha tahab natuke ärgata. Ja nälg on sellepärast täpselt see veeklaas jood ära, siis sul kohe ei ole seda hullut söögiisu. Ja kui sa teed kaasa, siis sa tegelikult hakkad lükkama natuke seda aega edasi. Et alustamisel proovi esmalt asendada, kui sul on olnud süsivesik,
täpselt selle kellaajal siis see valke rasv, aga ideaalis sa hakkad nagu lükkama edasi. Lükkad tund aega algul ja võib-olla tõesti, kui sa tahad intensiivsemat rasvapõletust, siis sa lükkad 2 tunni peale. Aga sa ööd lõpuks, kui tõesti sa oled vett joonud, et sa tunned, et tõesti nälga nüüd ma pean sööma. Ja minu jaoks munatoit on ideaalne, aga see kaasa tegemine on väga lihtne, pannile paned, viskab muna, ta läheb nii kiire, et mõne minutiga tegelikult ära küpsenud juba munapudru näiteks või kuidas sul meeldib. Mina muna ei keeda, ma ei viitsi. Ja viskad igasuguseid kurki, tomatid, paprikad, juurikaid ja paned ka kõvasti oliiviõli ja võib majoneesi ja see hoiab kõhu täis. Rasv hoiab suuremat täiskõhutunnet kui paljas proteiin. Näiteks jood proteiiniseigi ära, eks ju, siis kõht läheb suht kiiresti tühjaks. Siis alati ka, kui ma teen neid smoothisid, ma panen kookosrasva juurde, võib-olla natuke banaani, ma teen, aga väga tummine võiks olla. Ja esimesed 7 päeva täpselt sa pöörad tähelepanu sellele, et märksõnad keto breakfast, keto foods, keto diedi toidud, kõike sellist. Kui sa oled vegan, eks siin oli ka tofu näiteks on kikerrenne, et siukse valgusisaldusega, kuigi jah, see valk jälle, taimne valk on natuke teine, seal on puutuvad teatud aminohapped, nad ei ole nii tugevad. Leutsiin näiteks lihaste jaoks on hästi oluline. Ja valgu juures täpselt üldises mõttes on hea mõelda oma kehakaalu peale, korrutada siis teatud arvu, kui mina 1,4 näiteks, et 30+ inimesele soovitan niimoodi 1,4 kui 1,6 isegi, aga täpselt, kui sa naisterahvana võib-olla sa ei ole harjunud valku tarbima, kuigi palju räägivad hästi palju ka juba toitmismaailmas need. Aga jaa, siis mina nagu mõtlen sellele, et ma iga toidukord saaks kuskil 40 grammi valku, ehk siis valgusünteesi jaoks on ka vaja saada täis nagu see õige leutsiini hulk, et toimuks see valgusüntees. Valgusüntees toimub kuskil 2-3 tundi ja peale seda läheb alla. Et peale söömist 2-3 tundi ja siis ka mina kasvatan praegu lihast, siis ma selle peale mõtlen. Et algul võib-olla sul raske, et võib-olla sul ongi naisterahvana, sul 2 muna, eks naistel on vähem muidugi valgu tarbimine, aga ütleme siin ka 25 grammi naisena sa võiksid küll kindlasti, ehk siis 2 muna ja mingit, ma ei tea, midagi veel juurde sinna siis. Taimset valku või ja ongi see, mida hiljem sa sööd, rohkem sul on nälga. Et kui sa nagu peale ärkamist, muidu oled söönud, siis muidugi sa ei saa kohe nii palju sisse tankida. Aga kui sa ootad maksimaalselt 2 tundi ära, siis sul on päris suur nälg ja sa sööd ära tegelikult selle. Ja järgmised siis 3-4 tundi sul ei ole kõht enam tühi. Ja on ka siuke hea uuring ka täpselt, mida enda peal panin tähele, et alguses ma tarbisin niimoodi, ma tarbisingi 3 muna ja juurikaid. Ja ma tarbisin tegelikult 18 grammi valku ainult. Ja siis mul hakkas lihasmass hakkas nagu vähenema. Ja ma sain aru, et Timo hullult teab küll toitumisest, aga siukse vea tegin. Ja peale seda nagu ka ma näen, et minu lihasmass, enne kui ma nüüd uuesti jõusaalis hakkas käima, ei kadunud ära selle 4-5 aasta jooksul. Ehk siis kui me tabame see õiget valgukogust ka, siis me hoiame, säilitame lihasmassi. See ei kao ära. Ja siuke hea uuring ka, kus naisterahvastel ka tuvastati, et need, kes sõid hommikusel poolele valke, siis kontrollgrupiga, kes sõid siis lõunal ja õhtul, siis selgus, et hommikused tarbijatel oli see lihasmassi haartugevus oli suurem, ilma et nad tegid mingit trenni. Ja kõik olid nagu trenni vabalt. Jälgiti ja mis siis selgus. Sellepärast on ideaalne aeg hommikul süüa, et me oleme 8 tundi ehitanud üles keha uuesti, meil öö esimeses pooles 3 tunni jooksul kasvuhormoon kõige kõrgem, siis kõik ehitatakse üles, nahk ju vajab ehitusmaterjali, luustik, kui me eriti trenni teeme, siis lihase kasvatamiseks on uuesti vaja ehitada, teha korda, katki see läinud lihaskiud mikrotasandil ja siis ehitada uus. Ja nüüd, kui sa oled seda plaani jälginud, ainuke asi, ära millegi muule mõtle. Hommikune pool, lõuna söö, kuidas tahad, õhtu söö, kuidas tahad. Ja nüüd, kui 7 päeva möödas, siis sa selle jooksul või peale seda siis hakkad tundma seda, et sul nälg hakkab vähenema. Sul ei teki hundi isusid, nagu mul olid tollel ajal. Ja
sinu nagu see nälg sihuke vaimselt mõttes ka läheb paremaks, sa ei mõtle nii palju söögile, sa suudad hoida 3-4 tundi kõhtu täis. ja nüüd ongi see hetk, kus ma saan öelda palju õnne, et sa oled metaboolselt nüüd paindlik. et sa hakkad liikuma selle eduka rasvapõletuse peale, et kaotada ära see kõhuvoldid, mille all on lihased ja sa ei pea kõhulihased tegema, sest lihased tulevad välja. ja see paindlikkus, see pildina ka, et kujuta ette see kütuseauto, et all on ka siis, kui ta sõidab tavalise kütusega, ehk siis on see süsivesiku glükoosikütus. ja nüüd siis, kui sa oled adapteerunud hästi, siis sihukest energialangust ei tule sul, sellepärast et see lüliti käib hästi efektiivselt, ehk siis see veresuhkru mõju ei ole nii suur, ehk siis ei teki nagu sihukest et nagu sa tunned, et sihuke ma vajan mingi suhkrulaksu, ehk siis veresuhkur läks liiga alla. Sellist asja enam ei eksisteeri siis sul. Ja sa hakkad põletama seda tohutut rasvavaru, mis su kehal tegelikult on olemas. Üks samm korraga, hakka seda tegema. Ja kui toimuvad muutused, siis on järgmised sammud. Ära üle mõtte, ära aja keha stressi ja hakka tegema seda.